Me lõpetasime Viragia ajurenergeetika kursusega ja õppisime reguleerima siis emotsionaalset, mentaalset ja füüsilist keha, selle energeetikat, samuti bioenergeetilist välja. Hästi paljudel toimusid nagu väga konkreetsed füüsilised muutused väga lihtsalt, et kuidas sinuga oli? Tõepoolest, mina pean ütlema, et see oli väga suurepärane võimalus Tartu inimestele, kes tegelevad tervendamisega, täiendada oma teadmisi selles vallas. Nagu me teame, ajurenergeetika on väga vana tervendussüsteem ja see on ajahambale nii-öelda vastu pidanud, et need meetodid ei ole kuhugi kadunud. Ja nüüd tänu suurepärasele õpetajale Vairagiale oli siis Tartus võimalus seda kõike kogeda. Ma korra ütlen vahele, et väga tore oli see, et meil oli ka üle Eesti inimesi koos. Oli Jõgeva kandist ja oli Võru kandist ja oli Põltsamaa kandist. See kõik juhtus lihtsalt sellisel viisil, et meil Tartu inimestel olid kontaktid nende inimestega, kelle me teeme nendega ka muus vallas mõnevõrra koostööd ja kuna nendel oli lihtsalt siiras huvi, siis nad ei pidanud paljuks sõita 3 päeva järjest Tartusse, Võrust, Jõgevalt, Põltsamaalt. Ja kusjuures nad isegi ei olnud, nemad ei ole nagu tervendavad, nad tahtsid enda jaoks ja oma pere ja lähedaste jaoks saada, et kõik ei olnudki tervendajad, oli tervendajaid meie hulgas ja oli ka neid inimesi, kes iseenda jaoks või lähedaste jaoks tahtsid. Et tegelikult ei olegi ju nii oluline, et kas sa tahad enda jaoks või tahad seda kasutada oma töös või tahad aidata oma sõpru ja sugulasi. Vahet ei ole, see süsteem on süsteem ja kui sa tead ja tunned neid tehnikaid, siis on selge see, et sa saad aidata väga palju. Ja just see kursus oligi nagu suunatud sellele, et anda põhiteadmisi sellest ajurenergeetika valdkonnast üldse ja põhiteadmisi sellest, kuidas reguleerida oma organismi energeetilist süsteemi. Tegelikult, nagu me teame, kõik sõltub meie selgroost. Kui meie selgroog on terve, siis projektsioonid on kõikidesse organitesse. See tähendab seda, et ka üks organ ei saa tegelikult haigestuda. Ja vastupidine protsess käib siis samamoodi, et kui me tervendame oma selgroo, siis hakkavad nagu iseenesest tervenema ka meie organid. Ja me seekord õppisime mõned sellised väga huvitavad võtted ja mina võib-olla tahaksin nendest esile tuua eriti siis ütleme selle õpetuse, kuidas reguleerida just nimelt selgroo energiat, kui sellega on siis võimalik ajada oma selgroo sirgeks ja ka pikendada nii-öelda. See iseenesest... See pikendamine tähendab, et kui on nagu selgroog kokku pressitud, eks ju, et siis ta nagu tuleb oma loomulikku asendisse tagasi. Just nimelt. Et ongi nii, et kuna me istume väga palju, eks ole, liikumist, nii-öelda selgroo venitust peaaegu inimestel ei ole, et siis ongi see, juhtubki see, et aja jooksul selgroo lülid nagu vajuvad üksteise otsa ja lõpuks viib see selleni välja, et hakkavad seiavalud, blokeerub energia, selle tõttu ei saa ka organid energiat ja kogu see süsteem hakkab siis tööle nii-öelda inimese kahjuks. Ja nüüd, kui me saame selle selgroo energia normaalselt liikuma, siis kõik see pöördub vähehaaval tagasi. Näiteks see sama regulatsioon, millest ma praegu räägin, see käib tegelikult läbi 3 punkti, mida me suudame, mida me siis anname, mida me mõjutame või tervendaja mõjutab tegelikult oma G-piirega ehk siis näpuga, sõrmega energiat konkreetsele punktide suunates teatud aja ja lõpeb see protsess siis maandamisega ja mina pean oma kogemusest ütlema, et eile õhtul ma tundsin ennast nii hästi, et seda on lihtsalt raske kirjeldada, ma olen tükk aega nii hästi tundnud, kuigi ma olen kogu aeg vaimsete praktikatega tegelenud, et ma ei ole olnud see inimene, kes istub ainult laua taga või vaatab televiisorit. Et ma tõesti võin oma kogemusest kinnitada, et see toimib ja suurepäraselt. Ja näiteks neid 3 punkti mõjutades, et ma tundsin täpselt,
kuidas reageeris näiteks minu magu, kui mõjutati minu maopunkti, eks ole, kuidas reageeris minu peensool, kui mõjutati minu peensoole punkti. Et ma kõike seda tundsin ka oma organite peal ja seetõttu ma olen väga-väga tänulik Eesti Meditatsioonikoolile ja selle juhile Seedale, kes on meile võimaldanud võimaldanud õppida selliseid asju ja veel nii suurepärase õpetajaga, kellel on väga-väga suur kogemus, kellel on 10 aastate pikkune kogemus, kes pärineb Punest, Osho keskusest, kes on seal väga populaarne ja kes on olnud ka 20 aastat Araabia kuningliku perekonna tervendaja. Nii et tema kogemus on selles mõttes austust äratav. Ja me loodame, et meie igal juhul oleme omalt poolt valmis ja loodame, et Vairagi on nõus veel tulevikuski Tartusse tulema, et me saaksime oma teadmisi täiendada ja selle kursusega jätkata. Jah, et selline plaan on, et seal on nagu nii palju lihtsaid võimalusi iseenda energeetikat reguleerida, et need 2,5 päeva, mis tegime, need on väga vähesed, see võib olla 2., 3., 4., 5. aste. Nii et kui kellelgi on huvi, siis vaadake kodulehelt eestimeditatsioonikool.ee või siis helistage seal oleval kontakttelefonile. Aga aitäh sulle! Aitäh heaks!